Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Paar lihtsat küsimust, et kes võidab, mis saab majandusest ja kas see, kes võidab, lõpetab Ukraina sõja? Ma mõtlesin, et siin ruumis on investorid, mitte spekulandid, et selles mõttes, et selle aastase siin on nii palju tundmatuid, et see on ikkagi täiesti võimatu. Loomulikult need inimesed, kelle elukutse on ka selliste fenomenide peale panustada, siis olemasoleva teadmise pealt tuleks kindlasti väikese eelisega panna raha Trumpi peale. Tal on väga suured eelised, et temal on selgelt oma partei täna taga siiski tänasel hetkel veel ja ameeriklased keskelt läbi on äärmiselt mitte rahul oma praeguse presidendiga. Tervist ja tere kuulama saadet investeerimisideede universum. Täna räägime Ameerikast ja stuudios on selle saate ristiisa ja idee ellakutsuja Hanno Lindberg KPMGst. Tere, Hanno. Tere päevast. Siis on meil stuudios USA ekspert ja Meta Advisory juht Andreas Kaju. Tere. Tere. Ja siis on meil stuudios finantsekspert Kaius Kiivramees LHVst. Tere. Tere. Ja mina olen saatejuht Ando Sinisalu, Ameerika huviline ja olen seal ka elanud ja õppinud, nii et igal ühel meist Ameerikaga natuke oma isiklikke seos, aga kõigepealt katsume sellest Ameerika fenomenist ja selle majanduse fenomenist aru saada, et kuidas see ikkagi võimalik on, et üks riik, mis ei ole maailma rahvaarvult kõige suurem riik ega territooriumilt kõige suurem riik, ta on üks suuremaid küll, aga mitte kõigem, on juba sisuliselt 19. sajandi lõpust alates olnud maailma suurim majandus ja kuigi märgid sellest, et võib-olla tema positsioon lööb kõikuma, on õhus olnud, ei ole seda siiski juhtunud ja päris viimase aja arengud näitavad, et ta liigub pigem ikkagi liidrikursil edasi, mitte ei kaugele sellest, et mis selle USA fenomeni saladus on? No jah, ma ise olen, kui selline väga suure narratiivi võtta, et siis jäin ka mõtlema ja ega Ameerikas ei ole 20. sajandil ühtegi sõda olnud, et kui vaadata Euroopat ja mujal, et USAs on olemas viimase 140 aastat statistika, majandusstatistika täies mahus ja kui sa vaatad, et seal on 2% majanduskasv, eks ole, suhteliselt nagu lineaarses selles ja mis see põhjus on, aga ma ise olen ka mõelnud, et anda see võib-olla sõnajärg nagu üle, et kas ta on siis omaette USA on nagu planeet, on ta siis mingi suur saar, eks ole, et on ta siis mingi kontinent, või on ta siis mingid tõesti Euroopa ühendriigid või väga raske on ikkagi sellest Ameerika fenomenist aru saada ja kui veel küsida, eks ole, mida siis need analüütikud arvavad, siis osad analüütikud ütlevad, et kui te arvasid, et 20. sajand oli USA sajand, siis tegelikult USA sajand on 21. sajand, et USA võimsus alles nüüd hakkab pihta. Ma siiski ajaloohuvilisena viskaks siia vahele, et Pearl Harbori pommitamine oli põhimõtteliselt ikkagi sõda USA territooriumil. Ükski riik, mis ei ole kauem kui sõda pidanud, kui nemad 20. sajandil aga mitte oma territooriumil, eks ole, vaata USAs, eks ma ütlengi, et USAs oli ainult üks päev, kui börs ei töötanud, eks ole, kogu selle, ütleme 20. sajandi jooksul, igal pool mujal on, eks ole, et ikkagi väga palju, näiteks nagu ka stock exchange maas on. No sõda ei ole olnud, mis veel USA eriliseks teeb, miks see majandus nii tugev on? No töökus on kindlasti, kui minna sellisele väga granulaarsele tasemele ja mitte alustada nagu suurtest makrotendidest ja julgeolekupoliitikast, et siin eile kuulasin ühte väga head intervjuud just pensionile mineva ühe Fidelity fondijuhiga, kes on 30 aastat suutnud näidata oma fondil igal aastal keskelt läbi S&P +3 tootlust ja ta ühe päeva ei ole vaadanud meile ega uudiseid oma enam kui 800 portfellis oleva ettevõtte tulemuste kohta, see oli see päev, kui ta isa suri. Et see on hästi hea ilmekas näide nii üksikisiku tasandilt, aga tegelikult selle taga on võib-olla laiem tööeetika, selle taga on laiem selline regulatiivne poliitiline raamistik,
kui ma räägin oma USA kolleegidega, DC's lobiettevõtete juhtidega, et inimestel on puhkust 14 päeva aastas, eks, et meie siin on 28 on standard, 35 staaži pealt erinevad boonused, mida professionaalsete teenuste ettevõtted täiendavate puhkuste näol annavad, siin 5-10 aasta pealt inimesed saavad juba 6 ja 2 lisa puhkust aastas ja nii edasi, et see riik töötab teistmoodi, väga suur osa endiselt on igapäevaelus, ellu suhtumises ja selle sama töökuse vundamendina religioonil, kuigi religiooni roll on olnud vähenev, siis see paatos on inimeste elus seal juures kogu aeg peale tuleva immigratsiooni näol, inimesed tulevad ülemineku siirderiikidest, arenguriikidest, kus religiooni roll on endiselt väga tugev ja inimeste pühendumus enda tuleviku rajamisele oma kätega, eriti tulles riikidest, kus sa ei saa loota teise riigi peale, siis ka see on pidevalt üle kandunud värskete lainetega Ameerika ühiskonda. No see on see, mida nimetatakse American Dreamiks, et sa võid minna sinna olles vaene mingisugusest sõjakoldest ja saada ühe põlvkonna jooksul miljardäriks, et see tegelikult täna seni veel juhtub niimoodi. Poole põlve jooksul, jah, sõltub, mis valdkonnast sa oled. Täpselt vaadatagi, et kui palju on teed ka need hindusid, eks ole, peaaegu nüüd Ameerika, ütleme peaaegu kõigi ju tech-firmade eesosas on nagu hindud ja nii edasi ja Elon Musk ise on ka ju teed Lõuna-Aafrikast, eks ole, nii et samas, eks ole, võiks ka öelda, et ega USA nüüd jätkuvalt plutokraatia on, eks ole, et eks ta on ikkagi väga vastuoluline riik, aga neil see kuidagi toimib, eks ole, selle tööle saab. Hiljuti just lugemast vahvat raamatut Cornelius Vanderbilti eluloost, mis oli, Cornelius Vanderbilt elas siis, ta sündis 1700 lõpp, miskid, ma ei tea, kas 1793 või midagi ja suri siis 1877 vist. Ja ta on esimene nagu self-made tycoon nagu. Ja tegelikult seda raamatut lugedes, mis mind nagu võib-olla kõige rohkem nagu üllatas, on see, et need protsessid, mis siis juhtusid selle 19. sajandi alguses, siis sisult nagu orja osariigid ja põhjaosariigid ja nende omavahelised suhted ja tegelikult ja kuidas see kõik nagu lõpuks nagu välja mängis ja millised nagu tekkisid siis, millised suhted tekkisid äri ja poliitika vahel ja kuidas need omavahel ristusid. Ja tegelikult, kui sa hakkad nagu mõtlema, siis päris huvitav, et ega suurt midagi nagu 150 aastaga muutunud, peale seda hiljem ei ole. Et need laias laastus, need struktuurid on nagu mingis mõttes nagu läksid paika, tegelikult ongi jäänud selliseks, et ma ei tea, meil siin Euroopas nagu on niisugune nagu võib-olla halvustav väljend nagu jänki nagu, et ameeriklaste kohta, aga tegelikult jänki nagu oma esimeses nagu tähendas just seda nagu smart dealing, nagu niisugust agressiivset ettevõtjat, kes on street smart, kes oskab nagu hästi nagu kaubeldada. Jaa, ma olengi, minu arusaam on ka selline, et kuidas Ameerika siis majandus käis, et kõigepealt olid koprad, eks ole, koprad tapeti maha, eks ole, enam lahku ei saanud. Järgmine äri oli tubakas, eks ole, siis tubakas sai otsa, siis tuli puuvill, eks ole, siis tulid kanalid, raudteed, telekom, eks ole, nad on suutnud kuidagi neid uusi ärisid pidevalt investeerimisvõimalusi nagu peale tuua, kui vaadata, pidevalt tuleb mingi uus äri peale, eks ole, et praegu on, eks ole, et ütleme, et selline tehnoloogia äri ja et kui see saab otsa, siis nad teevad jälle kuidagi mingi uue asja ja pidevalt see kuradi rahamasin töötab nii, mis kole, ma ei saagi aru, miks. Et see Andres välja toodud, see ettevõtlikkus tegelikult ongi nagu see tegelikult kogu sellest raamatust nagu läbivalt nagu käis läbi tegelikult, et kui agressiivne see ettevõtluskeskkond on heas mõttes, et nagu kogu aeg maksimaalselt üritada ikkagi nagu heas mõttes riski võtta ja see ongi see minu meelest, mis hästi palju eristab Euroopat ja USA-t näiteks, et kui siit nagu võib-olla nagu meie kontinendile tagasi hüpata, siis hästi lihtsustatult ma olen seda isegi niimoodi vaadanud, et vaadata, kuidas majandus finantseeritakse, kuidas ettevõtlust finantseeritakse üldse, et kes mida omab. Kui vaatad, mida eurooplased omavad, siis võta hästi lihtsustatult, et nagu ma ei tea, koonda kokku kõik Euroopa mingid pensionifondid ja kodumajapidamist investeeringud, siis laias laastus on need kõik nagu väga suure võlakirja kaaluga. USA-s on vastupidi. Ehk eurooplased justkui annavad nagu ameeriklastele laenu ja ameeriklased omavad siis nagu oma kapitali, ehk siis nagu upside jääb oma kapitali omanikule alati ja laenaja saab alati lihtsalt oma intressi. No selles on omad põhjused muidugi, miks Ameerika on selline turvasadam kogu ülejäänud maailma vabakapitali jaoks, et seal hoiavad oma keskpankade reserve või keskpankade reservidest umbes 3/4 ja istub Ameerikas maailmas,
et sellel on omad põhjused ja põhiline põhjus lisaks sellele, et ameeriklased on ettevõtlikud, et majandus on hästi kasvanud, ettevõtlusele avatud keskkond ja nii edasi, on üldiselt ikkagi see põhiline, et see on turvaline või noh, ta on suhteliselt turvaline võrreldes kõige muuga, ta on turvalisim. Bring your own gun muidugi, mul tuleb kohe meelde, suskab ajaliks, võtta oma relv kaasa. Ta on absoluutselt kõige turvalisem ja sellel on omakorda oma mingisugused aluspõhjused, et kogu Ameerika ikkagi tänasel edulool on oma pikk sissejuhatus ja ega Ameerika ettevõtlus ja majandus ei löönud kohe päris õitsele, et tegelikult nii konföderatsiooni aastad põhiseadusele eelnenud ja kodusõjale eelnenud ja iseseisvussõjale ja seejärel tegelikult 60 aastat hiljem ka kodusõjale eelnenud ajal ei olnud niivõrd äge, et vastupidi Ameerika isegi iseseisvuse esimesed 50 aastat olid pigem väga rahuliku majanduskasvu ja väga suure etatismi kesksed pangad, postkontorid, infrastruktuuriteenused, enamus olid kõik osariikide osalusega, nad kontrollisid turge, konkurentsi ei lubatud, et see kõik lõppes alles kusagil 1830-ndatel, 1840-ndatel. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et selle tänasel edulool on suur ja pikk eellugu, mis tegelikult kestis võib-olla kauem, kui isegi oleks pidanud, võib-olla 3/19. sajandit. Ja see, et nad said niivõrd kaua aega ühiskonnas läbi viia neid muutusi, sealhulgas ka majanduses ja oodata, millal see maagiline kombinatsioon kõik tööle hakkab, et millal tabatakse pakku õigesti, see sai aset leida just tänu sellele turvalisusele. Ja selle turvalisuse põhiline põhjus on ameeriklaste geograafiline isolatsioon. Et ameeriklaste geograafiline paiknemine eemal, nii kui riik asutati, siis see asutati põhimõttele, et ei kunagi enam Euroopa sõjad ei tohiks meid mõjutada ja see isolatsioon ja isolatsioonis olemine on suuresti andnud neile nii aega kui ka segamatut sellist ressursikasutust. Ma tahakski nüüd Andrease käest teed juurde küsida, et ma siit kusagilt ka lugesin, et mis on üks, eks ole, võib-olla selle Ameerika mudeli allikas on see, et neil ameeriklased ei ole kunagi selles administratsiooni sead või ütleme sellist riigivõimus või bürokraatia sead, et kuna neil ei ole kunagi olnud vaja ennast nagu valitseda, teisalt sa kuuled, eks ole, vaatad, et praegu seda regulatsiooni on siin tegelikult, ma saan aru, et kõriauguni ja et kuidas ma ise olen selle lahti mõtestanud, et võib-olla Euroopas on siis rohkem neid, ütleme, traditsioone, et meil on selline kirjutamata nagu seadus ja Ameerikas, eks ole, kuna sul sellist pikka ajaloolist, eks ole, vaadet ei ole, et siis sa rohkem toetud nagu nendele regulatsioonidele, aga et kui keegi arvab, et Ameerikas on väga hea administratiivvõimekus, eks ole, siis väidetavat ikkagi ei ole, et seal on ikkagi rohkem selline vabaduse püüdlust, et. Ja eriti ärivaldkondades, mis tegelikult on siiski nagu regulation heavy, on hakkama saamine väljaspoolt tulijal väga-väga keeruline, et sellel on nagu mitu põhjust. Üks ja peamine põhjus on võib-olla ikkagi see, et Ameerikas on omavalitsus on peaaegu et suverään, ei pea ainult nagu Eesti Energia juutaseiklusi vaatama, et kui raske on erinevate keskkonna ja komplekslubade taotlemine, aga üldse 2/3 Ameerika õigusest tegelikult luuakse osariikide tasemel, et meie siit kaugelt läbi meedia kitsa läätse vaatame seda, mis toimub Washingtonis ja need võitlused kongressis, aga tegelikult kui üks Eesti ettevõtja mul siin ise aitasime ühel tuntud Eesti tehnoloogiaettevõttel laieneda USA-sse ja selgelt oli vaja neil opereerimiseks erinevates osariikides, sõltuvat osariigist, kas siis kohaliku omavalitsuse luba, teatud juhtudel ka föderaallube, siis kõigile oli muidugi suureks üllatuseks, et selleks ei piisa Washingtonis endale lobisti palkamisest, vaid kõikides osariikides on sul vaja nagu legal, regulatory ja compliance tiimi, kes aitab sul vastavad load kätte saada. Ja ma suskaks küsin vahele, et Ando ja Andres, ma saan aru, et olete ka väga palju USA-s ringi sõitnud, et mina ka selline, mina olen nagu vähem, et ma tean, et idarannik on nagu Euroopa, läänerannik on midagi muud, aga mis seal vahepeal on, et mis seal keskel on? Mina olen seal vahepeal elanud Ohio osariigis, mis on siis selline see Bible Belt või see konservatiivne osa USA-st ja tegelikult ega seal tegelikult ütleme väljaspool suurlinnu see elu, ütleme niimoodi, et ega näiteks West Virginia, mis on üks vaesemaid osariike seal,
ega ta niimoodi autoga ringi sõites väga sellist optimistlikku muljet ei jätta, et see on ikkagi päris selline maha jäänud ja vaene ja need inimesed ka, kes seal on noh, nii-öelda see rednecks nende kohta halvustav ütlemine, aga tegelikult ega nad nüüd ütleme päris ausalt ülemäära intelligentset muljet ei jäta küll. Aga samal ajal see on võib-olla ka, ma ei tea, kas Ameerika jaoks kõige suurem nagu oht või see ebavõrdsus või see meeletu erinevus, et ma saan aru, et tegelikult see kapitali koondumine järjest vähemate inimeste kätte nagu kasvab, et tegelikult varsti ongi niimoodi, et mingi, mis see täna on, et see suhe ei ole ammu enam 80-20, et see on mingi 95-5 või et kui palju... seal on 1 ja 10%, nad ütlevad, et 1% käes, ma lihtsalt suskan vahel, et see on ka päris huvitav diskussioon, mis siin oli, et Piketty oli see, kes väitis, et see ebavõrdsus järjest suureneb, nüüd viimases Economistis vist 2 nädalat tagasi oli see vastuväide, et teed see ebavõrdsus nagu väheneb, see oli jälle selle, või mitte ta ei vähene, aga tegelikult ta ei lähe suuremaks, eks ole, see oli jälle selle majandusteooria nagu kriitika, ehk siis huvitav on see, et ega me tegelikult ei tea. Fakt on see, et mingid majandusteadlased uurivad, aga me reaalselt ei tea, et kas siin nüüd see ebavõrdsus suureneb või mitte, mida me teame, et need suured varandused on väga palju suuremaks läinud. Aga et kui me nüüd ebavõrdsusest räägime, et seal tegelikult majandusteaduslikku vastust vähemalt ei ole. Kas suhteliselt täna Jeff Bezos on või Elon Musk on rikkam, kui oli omal ajal Rockefeller või ei ole? Et selle on päris palju vaidlused. Mul on mingi statistika, et ütleme, et kui seal enne esimest maailmasõda USAs, eks ole, kes seal see kõige, ma võin isegi selle üles otsida, kõige rikkam inimene, seal oli umbes, tema rikkus oli miljoneid aastapalkasid, siis ütleme, et aastaks 82 oli Ludwig, seda ma nüüd mäletan, Ludwigil 82 oli siis umbes 100 000 aastapalka, oli see vahe, eks ole, sellise keskmise selle vahe, siis ta praegu on jälle kõvasti nagu muidugi üles läinud, jah. Juhtide palgad ja see vahekord, ütleme nii-öelda ettevõttesse siseneva töötaja esimene põhipalk ja ettevõtte juhi põhipalk ja nende palkade delta on nagu kasvanud, eks ole. Aga seesama uuring, millele Hanno viitas tegelikult, millel nüüd jätku tuleb, mis Piketty ja tema kolleegide uuringud ümber lükkab, väidabki põhimõtteliselt tegelikult 60 aastatest saadik ei ole see ülemise 1% ja ülejäänud ühiskonna vahe kasvanud. Erinevalt sellest, mida siin vahepeal on väidetud erinevate vasakpoolsemate majandusteadlaste poolt, nii et selles osas on nii-öelda, nagu öeldakse, the jury is still out. Aga teine teema, millest Ameerikaga seoses ka väga palju räägitakse, on need kõikvõimalikud sotsiaalsed garantiid, et see inimeste hulk, kellel ei ole siis tervisekindlustus näiteks, kes põhimõtteliselt ei saa endale lubada isegi eluohtlikus olukorras või ütleme finantsiliselt lubada tervistavaid operatsioone ja nii edasi, et selle üle ka nagu skeptikud räägivad, et see ei saa nagu lõpmatuseni nii kesta, et see tegelikult see inimeste hulk, kellel ei ole sotsiaalsed garantiisid, et seal peaks mingisugune sotsiaalne plahvatus nagu toimuma. See on nii ja naa minu meelest, et seda saab, see on niisugune hästi Euroopa narratiiv minu meelest, et kui sa vaatad, ma ei tea, Hiinat näiteks, et Hiinas puudub igasugune social safety net. See on see, miks nagu seal nagu see nimetatud savings rate on 40% nagu. Et kui sul puudub igasugune safety net, sa pead ise nagu säästma selleks, et sul oleks nagu see safety net. Et sa ise lood selle safety net endale. Et see selline social safety net, see on niisugune Euroopa fenomen, seda minu meelest nagu, või niisugune jõuka lääne fenomen ja poolel siis nagu niimoodi ala USA, et poolel siis ei ole ja teisel poolel on see. Aga minu meelest on see täpselt niisugune nagu valikute ja kultuuri küsimus nagu. Et see ei saa kriitiliseks eile tegelikult oli Bloombergis, ma viitasin, kui ma nüüd nimega õieti panen, äkki oli Jean Ludwig, aga Bloombergis keegi esines, kes muidugi ütles, et USA ametlik tööpuudus on 4%, 3,9, 3,7, mis ta seal viimane on. Aga kui sa vaatad, et nende inimeste arv, kes toime ei tule, tegelikult oma palgaga on 23%, tema väide oli nagu selline, et tegelik tööpuudus on kusagil 20% kandis. Et sa oled küll tööl, aga tegelikult sa ei saa, see ei tule väga nagu ots-otsaga kokku. No see nii-öelda palgavaesuse teema ka, et tegelikult see on ju ka meil, eks ole, täna teema, aga põhimõtteliselt need jutud, et isegi inimesed, kes töötavad Silicon Valley's headel kohtadel tehnoloogiasektoris, et nad põhimõtteliselt ei saa elada seal, et nad peavad autos ööbima, sest palgaga $100,000 aastas ei ole võimalik endale eluaset lubada, rääkimata väiksematest palkadest, et see tegelikult ei ole ka meile võõras, eks ole, et
nii-öelda see palgavaesuse teema, et noor pere ei saagi endale pangalaenuga uut maja kohe ja nii edasi, et see vist ei ole nüüd ainult USA probleem, et see on nagu vähe laiem. Lihtsalt ma arvan, need numbrid ja need tõdemused räägivad lihtsalt sellest, et nagu kõiki asju korraga ei saa, et sa ei saa korraga maailma kõige paremat ravimitööstust ja maailma kõige innovatiivsemat tervishoiusüsteemi, et Ameerikas suudetakse inimesi ravida tasemel, mis ei ole võrreldav peaaegu mitte mingi muu kohaga maailmas. Et selle teine pool, ja see on niimoodi tänu sellele, et Ameerikas on tervishoius hästi palju raha, sinna lähevad seetõttu ka väga head talendid, seal on parimad ettevõtted, parimad arstid lähevad sinna, seal tehakse parimat teadust, seal on parim farma ettevõtlus ja selle teine pool on tõesti see, et selle peab keegi maksma ja kuna Ameerikas ühiskond on nõus solidaarselt maksma eakate osa ennekõike, Medicare on ennekõike eakatele ja teatud erisused on veel, siis on veel osariikide põhiseid lahendusi, siis jah, mingi osa inimestest kukub sellest võrgustikust läbi, aga teisalt olukord ei ole ka liiga dramaatiline, või ta on eestlase ja eurooplase jaoks on kindlasti vastuvõetamatu mingis mõttes see risk, mille inimene võtab Ameerikas, sest et looduse loto eest me ei ole keegi kaitstud, ja kui sa oled raskel hetkel, siis oled nagu kindlustuseta ja raskelt haigeks, siis on väga kehv seis. Ja. Aga see protsent, kui palju Ameerikas on inimesi kindlustatud, see on 92, et selles mõttes see ei ole 50, eks ole, või 30 või 60, see on 92%, kes on kaetud ühe või teistsuguse tervisekindlustusega aasta jooksul. Aga ma tuleks korra Andrese käest ka ikka küsiks, et tuleks tagasi, ma ikka uudisimulik, et mis seal keskel, Ameerika keskel siis ikkagi on? Sa oled ka käinud ringi, et et vaata, seal on, eks ma tean, rannik, mis seal keskel on. Aga see keskpaik tegelikult on kohati euroopalikum võib-olla kui rannikud, et rannikud on ju üle kogu maailma immigrantide põhilised tõmbekeskused, aga tegelikult Ameerika kesklääs, nagu seda kutsutakse, kuhu see sama Ohio jääb, siis Iowa, Michigan, Pennsylvania, need on tegelikult väga euroopalikud, need on põhilised Euroopa, väga ka Põhja-Euroopa ja Saksamaa väljarändajad ja äärmiselt ka evangeelsete protestantlike väljarändajate tegelikult keskused, kus endiselt... Trump on meie meest, on sakslane, jah, aga selle Trumpi fenomeni juured seal keskläänes seonduvad selle Ameerika 50, 70 rajatud tööstuse raske seisuga, eks ole, kus just need samad valdavalt Põhja-Euroopa väljarändajad, valgete põhjaeurooplaste väljarändajatest pered olid oma kodud loonud ja kus oli võimalik pärast keskkooli tegelikult tehasesse tööle minnes töötada seal julgelt kuni pensionini ja hoida sellest sissetulekust ja ka hiljem pensionist üleval kogu oma peret mõistlikul tasemel. Et see elu on ära lõppenud ja nüüd see raske üleminek, mis erinevates osariikides kulgeb erineva kiirusega, väga palju osariikide ja ka föderaalvalitsuse toetuste toeldana, mis ületavad igas mõttes Euroopa igasugused sarnased dotatsiooniskeemid, siis nende osariikide ja perede raskused on tegelikult Trumpi edu taga, just see üleminek, see faasinihe ühesuguselt majandusstruktuurilt teistsugusele. Kuna me siin ikka natukene on huumorisaade ka, et me ei tohi seda ära unustada, siis natukene peaks rääkima ka Trumpi uuest soengust, eks ole, ja see, kus kui ma veel noor olen, siis räägiti seda, et sõltuvalt sellest, kus sa lahku kannad, eks ole, kas oma juukseid kas vasakult poolt paremale või paremalt poolt vasakule, et see näitas ka poliitilist eelistust, eks ole, ma nüüd vaatan, Andol on siin vasakult paremale, Andreas on ka vasakult paremale, mul ei ole juukseid, eks ole, mul ei ole poliitilist eelistust, Andreas, äkki sa mäletad, sul on ka see teooria meeles või kuidas see oli, et see lahuteooria või sa ei tea seda või ei ole sellist teooriat või? Ei, no mul on huvi võib-olla seda ise varjata seda teooriat, et aga jaa, Trumpiga seoses muidugi muutuvad paljud asjad või on muutunud käsitlused sellest, mida tähendab Ameerikas olla parempoolne, mida tähendab Ameerikas olla vasakpoolne, väga kiiresti on muutumas olnud ka seniseks väga traditsioonilised seisukohad Ameerika kahe suure partei käsitluses selles osas, mis puudutab majandust, selles osas, mis puudutab kaubanduspoliitikat. Üleüldse, meie
probleem muidugi on see, et me oleme enda nagu eelarvamuste kütkes ja meie eelarvamusi on kujundanud ennekõike viimase 25 aasta kogemus, on ju, et mis me oleme nagu vabas maailmas saanud olla ja kuidas me oleme Ameerikat näinud. Ja need viimased 25 aastat me nägime Ameerikat kui sellist rahudividende nautivat, maailma julgeolekut tagavat, vaba kaubanduse eest võitlevat riiki, eks ole, aga nüüd 250 aasta perspektiivis muidugi see on erandlik periood olnud. Ja täpselt, ma tahtsin sinna jõuda, et see, mis viimased 20-30 aastat USAs on olnud, see rahu, see ongi nagu tegelikult pigem nagu USA ajaloo perspektiivis tegelikult täielik erand nagu. Et see on ka tegelikult finantsturgude osas hästi suur narratiiv, et see kestab edasi. Ja see on niisugune narratiiv, millele mina nagu ise nagu raha peale ei pane, et minu nagu eesmärk alati turgudel on üritada neid trendimuutusi näha, aga ennekõike on see, et vaata, et kui sa püksata ei jää, et kui sa palju raha ei kaota, et täna turgudel ongi see, et kui sa paned lihtsalt nagu tuimalt rahaindeksiga turule, siis sa lähedki ostad seda narratiivi tegelikult täna. Ja tegelikult seal taustal on suured muutused toimumas. Ja mis need muutused on, ma tahtsin küsida, et sa jätad huvitava asja just alustasime hästi, ma arvan, et see Trumpi tulek nagu mingis mõttes oli nagu, ma ütleks, et ta alustas muutus hakkas juba tegelikult ju varem pihta, et Trump oli nagu lihtsalt reaktsioon sellele muutusele, et rahulolematusele, see, et töökohad liiguvad vaikselt nagu kuskile Hiina minema, et siuke offshoring nagu, et Trump oli lihtsalt nagu reaktsioon sellele, ma ei tea, muutuse vajadusele midagi, et ühtegi trendi kunagi ei tasu lineaarselt nagu lihtsalt joonlauga edasi pikendada, et ma arvan, et me oleme ikkagi siin viimase 3-4 aastaga maailmas ikkagi nagu väga teistsugused trendid on taustal tööle läinud tegelikult. Mina tuleks ikkagi võib-olla, siin Andreas ütles, rääkis sellest töökusest nagu natukene ja üldine reegel on ikkagi see, et vana inimesena ka juba hakkad siin heietama, et aga tegelikult see on teada, et näiteks võtame Jaapani, et see töökus ajas kukub või võtame ka Hiina, eks ole, et sa lähed kõrghariduse peale, et see töökus ajas kukub ja et tegelikult võiks ka küsida, et kas USAs võiks ka see juhtuda, kellegi on mingit arvamus selles osas, et kas see tuleb mingi ühiskondlik muutus, et kui me ütleme, et selle rikkuse allikas on see, et inimesed tahavad rikkaks saada, tahavad väga palju töötada, et kas seal on mingit muutust tajuda või mitte, et kogu see võuk majandus ja midagi taolist nagu viitaks, eks ole, et davai, eks ole, lähme vasakule poole, jagame rohkem ümber, ärme siis kapitalistlikult teeme või on kellegi mingid väga head arvamus või seisukohta. No tegelikult need moodsa majandusasjad, kas või seesama igasugune sõidu jagamine ja kõiksugu sellised jagamismajandusteenused, et nagu mõnes mõttes viitavad sellele, et noortel inimestel pole enam unistust omada kõik, eks ole, et ma ei oma autot, ma kasutan mingisugust Uberit või mingit sarnast teenust, ma ei pea vaata, see on ka nagu narratiiv, näiteks Eesti statistika, ma hiljuti vaatasin seda sektorit, väide on see, et räägitakse palju, aga noortel on sama palju juhilubasid kui varem. Ja aga see nagu selline nagu meelsus, võib-olla see statistika pole veel järgi jõudnud selle. Ma arvasin ka, et kui sa võtad täpselt selle, et rannikud versus see keskpilt või Kesk-Ameerika, et ma arvan, et seal sa ei räägi mingist Uberist mitte midagi, et ongi see, et suur linnas ongi hästi ebapraktiline autot omale, kui sul on nagu töötav metroosüsteem, et sul on lihtsalt nagu USA-s mingis mõttes on nagu jah, nagu sul on suurlinnad, kus on nagu metroo hästi toimiv, on ju, aga tegelikult USA on ikkagi loodud nagu autode peal nagu toimiv. No ütleme seal samas Ohios, kus mina elasin, ei olnud ilma autota lihtsalt võimalik üldse elada, ma ei saanud poeski käia, sellepärast ei olnud kõnniteed ja buss käis korra päevas ainult, et see oli täiesti võimatu. Aga nagu ikkagi nagu see meelsus nagu liigub sinna, et ühest küljest on see kantud, eks ole, sellest kliimaprobleemist, teisest küljest on nagu üldiselt sellised võib-olla heaolu ühiskonnaga kaasnevad teatud protestimeeleolud, meil on nad üsna tugevalt tuntavad, et ma saan aru, et kas USA-s on ainult nende rannikualada intellektuaalide, liberaalide teema või on see ikkagi mingi laiem ühiskondlik muutus? Ma siiski neid muutusi veel sellisena ei näe, nagu sa kirjeldad või tahad näha, et põhiline põhjus, miks ameeriklane peab olema siiski töökas on see, et ei saa kellegi teise peale loota. Ta ei saa loota riigi peale. Et just nendel samadel varem kirjeldatud põhjustel, et kui sa tahad saada normaalset pensioni, kui sa tahad, et sul oleks normaalne ravikindlustus, mis kataks ka ettenägematuid haigusi, see peab olema kvaliteetne kindlustuskaitse, sul hea poliis, sellest tuleb maksta, selleks tuleb teha palju tööd, selleks tuleb vähe puhata ja teha tööd, eks ole. Et see on tegelikult
see põhiline põhjus, et sul ei ole võimalik millelegi muule loota. Ameerika ei ole meie mõistes heaolu ühiskond, et sa saad loota ainult iseendale ja oma perekonnale ja see on see nagu ameeriklased ütlevad nucleus, see tuum. Aga kas võt, et neil on ju need tvill töölepingud, me isegi ei tea, et tavaliselt ju sellise eraettevõttes sa saad ju päeva pealt inimesi lahti lasta, mingit kompensatsiooni ka minu arusaama kohaselt väga maksma ei pea, eks ole, see on see regulatsioon, aga huvitav, kas ülikoolides on ka samamoodi või ülikoolides on, saad ka päeva pealt või? Ei, Ameerikas on samamoodi, professoritel on tenure, ehk et sul on ikkagi võimalik tenuur. See on siis Euroopa süsteem, eks ole. Et seal on ka võimalik olla ikkagi elu lõpuni. aga see heaolu ühiskonna teema on muidugi päris põnev, et sinu väitest tuleb nagu välja, et heaolu ühiskond ja selline majanduslik edu on omavahel kuidagi pöördvõrdelises seoses, et sa enne, Andres, ütlesid, et heaolu ühiskonna puudumine USA-s on tegelikult selle töökuse alus. Ei no samas kindlasti Põhja-Koreas ka sa ei saa, et seal on ikka muid komponente on ka ikkagi, majandus peab olema produktiivne ja ressursid peavad efektiivselt leidma tee sinna, kus tootlus on kõige parem ja süsteem ja institutsioonid peavad seda kõike toetama, et Ameerikas on ka kõik muud komponendid paigas, aga lihtsalt kui me võrdleme nagu Ceteris Paribus vaatame Euroopa ja USA ülesehitust, siis ameeriklastel läheb paremini. Miks läheb paremini? Tegelikult lisaks kõigele muule tehakse ka rohkem tööd. Siin on hästi huvitavad, ma olen ise investeerinud hästi palju, hästi nagu erinevatesse kohtadesse, USA, Euroopa, Põhja-Euroopa, arenguriigid, et siis tegelikult ikkagi ma tooks USA ühe tugevusena välja seda, et USA-l on väga tugevad institutsioonid. Et me võime mõelda küll, et jah, see Washingtonis on nagu palju segadust, aga tegelikult, nagu Andres ka mainis, tegelikult USA-s institutsioonid on tugevad. Ja see on nagu üks hästi tugev alus USA-le. Ja kui sa vaatad natukene nagu võib-olla laiemalt, et mis see nagu võib-olla kõige lihtsam, et miks nagu kapital kuskil nagu, miks kapital kuhugi tahab minna, siis kapital läheb alati sinna, kus teda hästi koheldakse. Ja kui vaadata, et kuidas kapitali kuskil kohtades siis koheldakse ja kui efektiivselt see nagu ringi käib, siis USA on siin ikkagi nagu pika puuga nagu kõige kiirem koht. Et võtame lihtsalt näiteks pankrotiprotsessid. Et isegi Eestis on pankrotiprotsess on mingisugune aastaste pikkune mingi õudus. Kui sa vaatasid näiteks USAs, et kuidas näiteks nagu seal, kui see suur shale oil boom oli, et siis riburada pidi hunnikutes ettevõtted läks pankrotti. Ja kui ma nagu, mulle hästi meeldib, et nagu ettevõtted, mis just tulevad pankrotist väljas, et neil ei ole mitte mingid kohustusi, varad on puhtad, kulubaasi pole, et põhimõtteliselt on sõida nagu raketiga. Mulle väga meeldib, nagu Chapter 11 välja tulevad ettevõtted, ma otsin, et tikku tule kogu aeg taga. Ja USAs, kui ma jälgisin seda nagu nafta, toona siis naftakriis või ma ei tea, 2016, 17, 18, kus nagu kogu sektori see lõhku lendas incorpore. See oli sedasi, et ettevõtte kapitali struktuur restruktueeriti ära teinekord 3 kuuga, varad kogu aeg töötasid edasi ja lihtsalt omanik muutus ja kapitali struktuur muudeti ümber. Aga see, kui efektiivselt see kõik toimis, ma ei ole jätkuvalt nagu mitte kuskil nagu midagi võrdväärselt näinud tegelikult. Ja see on nagu tegelikult hästi suur nagu tugevus kapitalismis. Ja ma siin korra torkaks ka vahele, et tegelikult kusagil seal nüüd nende eelmise kümnendi keskel oligi 16-17, eks ole, USA esimest korda muutus ka naftat eksportivaks riigiks tänu selle shale boomile, et see ikkagi näitab seda innovatsiooni ja institutsioonide tugevust, nüüd eks ole, Biden keeras selle muidugi küll nagu tagasi, aga see on ikkagi väga üllatav, et nad suudavad seda naftat nii palju seal pumbata, et nad isegi hakkasid eksportima. Ekspordikeelud vist olid enne, eks ole, et nad ei tohtinud eksporti, siis võeti see maha, siis ta muutuks eksportivaks. Enam ei leia praegu siin saate ajal, aga enne saadet ma kusagilt leidsin võrdluse, mis puudutab sedasama pankrotimenetlusi ja pankrotist väljatuleku kestust ja ajalist võrdlust Ameerika ja Euroopa erinevate riikide vahel. Ja kahjuks ma seda konkreetset uuringut enam ei leia, aga ma mäletan, et seal kõige see väljapaistvam võrdlus oli USA ja Prantsusmaa ja vahe oli see 9 korda. Oli see ajalise kestuse mõttes. Private equity põhireegel on see, et ära kunagi osta midagi Prantsusmaal. Või Lätis. Aga see pankrot ja see nii-öelda ebaõnnestumise stigmatiseerimine siis Euroopa kultuuris, eks ole, et
kui oluline see on, et kas see tegelikult vastab ka tõele, et USA-s sa võid nagu liikuda pankrotist pankrotti ja siis sa oma maines väga palju ei kaota, et sulle antakse kogu aeg uus võimalus ja nii kaua, kui sa päris kriminaal ei ole, et siis et sa saad nagu uue võimaluse ja Euroopas siin loistatakse lihtsalt 7 aastat mööda kohtuid vaatsa. Alustame ikka klassikust, et minu teada Trumpil oli vist, mis ma üks hetk kuulsin, et oli 400 kohtuasja korraga käigus, eks ole, ma ei tea, kas ta nüüd pankrotist on läbi käinud, aga ilmselt on ka vist käinud, osad asjad on tal ka pankrotti läinud, et aga 400 kohtuasja oli korraga, see on ikka päris nagu cool, eks ole. Pigem on erandid, et mis asjad tal ei ole läinud pankrotti, et kui vaadata, et on nagu tegelikult päris käekiri, et need on tegelikult ka erandid, mis ei ole tal pankrotti läinud. Niipidi lausa või? Kindlasti, nagu ta on ikkagi see on ikkagi väga suures koguses raha õhku lennutanud. Ja Trumpi majanduslik edu on suuresti ikkagi tema nagu brand equity ja frantsiisimine ja brändi väljarentimine ja nii-öelda mitte klassikaline tööstus. Majade katusel on see, mida ta omab, mitte majad tihti. Kusjuures mul on kodus Trumpi brändi ülikond, ma olen kunagi New Yorgist ostnud. Tass on mul ka. Sokid. Aga Trumpist me kuidagi jutt kogu aeg läheb sinna, aga minu jaoks üks suurimaid nagu arusaamatusi on see, et kuidas on võimalik maailma kõige võimsama majandusega riigis on valijatel valida siis ühe 77 ja ühe 81 aasta vanuse kandidaadi vahel. Et kuidas see nagu võimalik on? Seal on tegelikult hästi lihtsalt seletused, et kui nüüd kommunikatsioonist rääkida natukene, et tänapäeval üldiselt poliitika on siiski ennekõike meediapoliitika. Ja ennekõike tähendab see seda, et 100 meetri jooksu paralleeli tuues on nagu 20 meetrine edu nendel kandidaatidel, kellel on kõige kõrgem spontaanne brändituntus. Ehk siis isikubrändi tuntus. Ehk et me räägime sellisest 340 miljonit meediaturust Ameerika puhul ja sa pead suutma võita valimised väga erinäolistes osariikides, kus tegelikult enamik inimesi elab igapäevaselt oma elu ja on poliitika kauged või siis rohkem jälgivad kohalikku poliitikat ja sellest üleriigilisest nagu poliitilisest narratiivist ja meediadiskursusest paistavadki välja ainult need kõige tuntumad karakterid. Nii et see on nagu üks kõige põhilisemaid momente, et kui sul on vaja nagu miljardist varakirstu selleks, et minna presidendi valimistele vastu, on kampaania maksumus, umbes on $1 miljard pluss praegu ühe presidendi valimiste kampaania. See on siis, kui sul on juba name recognition olemas? Jah, et seda vahet nagu tagasi teha teistel kandidaatidel on lihtsalt super raske, et loomulikult Trumpil on praegu vabariiklaste kandidaatide sees hästi suur edu, Iowas on eelvalimised juba jaanuaris, eks ole, mingi 35-40 päeva, ma arvan, et on veel aega esimeste eelvalimisteni. Seis ei ole seal teiste kandidaatide jaoks lootusetu, aga teisel-kolmandal kohal on Ron DeSantis ja Nikki Haley, eks ole. Muuseas vabariiklaste seas ka esimesest 5 kandidaadist 2 on hindud oma taustalt, eks ole, nii Nikki Haley kui ka Vivek Ramaswamy. Haley on ka hinduvanemate, väga traditsiooniliste nimedega hinduvanemate tütar South Carolina endine kuberner. Et jah, vahed on küll Trumpi ja teiste kandidaatide vahel suured, aga osaliselt tuleb see sellest, et paljudes nendes osariikides, kus uuringud on korraldatud, inimesed ei teagi, kes on Nikki Haley või kes on Ron DeSantis, et lihtsalt see on see põhiline eelis, miks need vanad üleriigiliselt 50 aastat tuntust kogunud inimesed. Mis sa Nikki Haley ootsideks üldse paned? Pigem nagu tõmbata täitsa nulli või annad talle ikka mingi lootuse? Kas Griffin tuli taga või ei tulnud, eks ole, see on ka meil, eks ole, Griffini juurde ka hiljem jõuame, aga Griffin lubas toetada, eks ole, see on siis No mitte ainult tema, vaid tegelikult tänaseks hetkeks on väga suur osa nagu institutsionaalsest parempoolsest rahast andnud märku, et nad on valmis Nikki Haley't toetama, kui ta šansid on arvestatavad. Täna on seisul väga keeruline, et me räägime ikkagi sellest, et kui kõik teised kandidaadid taandaksid, peale Trumpi taandaksid oma kandidatuuri, vastavad siis kas Nikki Haley või Ron DeSantise kasuks, siis võib-olla osades osariikides on nagu Trump löögi ulatuses. Et see on tänane seis, ehk et ta on ikkagi nagu outside, see on nagu contender, et üle nagu
üle sellise 15% on nagu raske panna ja see juba arvestab sisse, et Trumpil on kohtuasjad, et äkki võib tulla nagu süsteemiväline löök, mis tal vähemalt ühe jala alt lööb, eks ole. Võib-olla see vanuse osas ka, kui siin miljuti vaatasime ka Eesti ettevõtete omanike nagu vanuse järgi ja minu jaoks oli üllatus, et meil tuli välja 103 aastat. See küll ei olnud eestlane, aga Eesti ettevõtete omanike seas, et me aeg-ajalt nagu skännime ja vaatame, aga päris palju oli 90-seid, aga üks oli 103, ta on küll Eesti nimega, tundus, et on mingi sakslane, aga eks ole, et keskmised eluead lähevad üles, eks ole, et ütleme, Kissinger suri 100-aastasena ju, mis ta nüüd suri eelmine või üle-eelmine nädal juba või et üle-eelmine nädal, Ungaril jäi paar kuud nagu puudu, aga reaalselt, eks ma ütlen ka, mu isiklik eesmärk on ka, et 130-ni välja venitada, eks ole, järgmise sajandit. Et võib-olla see vanus ei ole nii suur, aga ütleme jah, et häda on nagu selles, et kõik ameeriklased ütlevad, et kratsivad kukalt öelda, eks ole, kuidas me nüüd siia kohta jõudsime, eks ole, miks meil on kahe kehva vahel valida, eks ole, keegi ei taha ju neid. See on kongressi keskmine vanus, et samas Obama ja veel kaugemale võttes Kennedy olid ikkagi poisikesed, eks ole. Bill Clinton oli väga et on ju võimalik, kui olnud enam-vähem samadel tingimustel ikkagi palju nooremaid kandidaate ka, et nüüd ma mõtlen just, et nagu korraga äkki on sul kahe 40-ndatel aastatel sündinud kandidaadi vahel valida, et see kui veel Clintonist rääkida, siis huvitav, selline majanduslik väide on ka see, et Clinton oli viimane president, kellele läks eelarve tasakaal korda. Ja eks ole, vaadates tema nagu selliseid moraalseid väärtusi, see on küll väga üllatav, nagu need kommentaatorid ütlevad. Tegelikult on päris naljakas, et Clinton oli jah, viimane, kes austeritit tegi USAs justkui, et vähendas riigi kulutusi laenukoormust ja tegelikult teine viimane, kes nagu USAs nagu austeritit tegi, oli tegelikult Obama. vasakpoolsed demokraadid. Siin oli tegelikult hästi kihvtid narratiivid. Viimast korda oli USA eelarve ülejäägis 2000 aastal, järgmised 23 aastat on jõuliselt kogu aeg tükitud võlga juurde. Ja kui vaadata seda USA majandusfenomeni ka see aasta öeldakse, et USA majandus on tugev, aga et räägiti, et neil see eelarve defitsiit on 7,5, nüüd ma kuulsin isegi kusagilt, et on 8, et kui sa nüüd pumpad nii palju raha majandusse juurde, siis ütled, su majanduskasvu ei ole, siis on küll siis on väga üllatunud. Siin on tegelikult hästi pull, et see narratiiv, et just see vabariiklased demokraadid, et kuidas siis mingisugused, ma ei tea, majandussektorid mingid presidentidel käituvad, ongi see, et tegelikult näiteks naftatööstusel läheb väga hästi, kui on demokraadid pukis, puhtalt võib-olla lihtsustatud sellepärast, et piirame pakkumist, nõudlus pakkumine lükkab hinna üles, ja vabariiklased tulevad, lükkavad nagu kraanid kõik lahti, ujutavad turu üle, nagu hind kukub alla, ja teisipidi, kui teine hästi niisugune vahva narratiiv, mis on tekkinud, on see, et Joe Biden tegi selle suure nagu IRA paketi, et Inflation Reduction Act ja suur see roheinvesteeringute pakt, nagu mis ta tegi, see stiimulprogramm. Ja sellest programmist 90% rahast on läinud vabariikliste osariikidesse. Ja see ei ole lihtsalt, et natukene on läinud teiste osariikidesse, vaid põhimõtteliselt kogu raha on läinud oponentide taskusse. Ja see ongi see, et teisipidi jälle vaadata, tegelikult see programm on mingis mõttes nagu päris kihvt, et Euroopa tegi ka enda selle nagu rohetoetuste paketi või nagu roheprogrammi, aga nende programmide sisud on täiesti erinevad. Eurooplased ütlevad, et nii, hakkame nüüd kõik roheliselt tarbima ja toetame tarbimist, on ju. Ja USA vastupidi, et ütleme, et me toetame põhimõtteliselt ainult nagu seda pakkumispoolt, sest et hakkame tootma nagu paremad ja efektiivsemad asju, ehk siis on see, et kui sa kaks asja kokku paned, tootmine USA-s, nõudlus Euroopas ja põhimõtteliselt me ongi nagu Euroopa paneb ise ennast kahvlisse täna. Ja aga võib-olla siit ongi see järgmine suure tsükli küsimus, et ütleme, et kui Reagan, eks ole, keeras, öeldakse, et teine maailmasõda oli USA-s nagu selline vasakpoolne, et Reagan keeras selle rohkem nagu paremale poole, et kas me oleme nüüd uue selle vasakpoolse nagu tsükli nagu lävel ja see on kõige naljakam, et võib-olla Trump ja sellised, et nende läbi toetustega väga selgelt see Bidenomics on minu arusaama kohaselt ikka selline suhteliselt nagu vasakpoolne programm, pigem vasakpoolne, et kas me olemegi nüüd uue sellise USA vasakpoolsuse ennem oli niisugune ka, et mingi niisugust USA või laiemalt niisugust wokeismist või kuidas seda eesti keeles nagu isegi tõlgitakse, ma isegi ei tea, aga ma ise olen seda jälginud hästi teravalt ja nagu puhtalt investeeringute perspektiivis on hästi lihtne jälgida seda mingite üksikute sektorite käekäigu järgi, kuidas suhtumine nendesse muutunud on. Vana energia on hea näide. Ja minu meelest me oleme sellest peak vogue'ist juba mingi 2-3 aastat nagu üle. Ja see trend on selgelt nagu taganev. Ja see, mis täna näiteks toimub nagu Harvardi ülikooli ümber, minu meelest on hästi märgiline. Ehk see ongi see näide sellest, et me oleme peak vogue'ist üle ja pigem nagu töötatakse pigem sellele vastu.
Aga Andreas, et võtame siis selle poliitikasektsiooni lõppu, et mis siis ikkagi saab, kes võidab ja mis majandusega juhtub ja sellised, me teeme panuseid sinu peale, et siin Kaius investeerib ja kogu Eesti raha nüüd, kogu Eesti raha läheb sinu ennustuse peale nüüd. Paar lihtsat küsimust, et kes võidab, mis saab majandusest ja kas see, kes võidab, lõpetab Ukraina sõja? Ma mõtlesin, et siin ruumis on investorid, mitte spekulandid, et selles mõttes, et selle aastase siin on nii palju tundmatuid, et see on ikkagi täiesti võimatu. Loomulikult need inimesed, kelle elukutse on ka selliste fenomenide peale panustada, siis olemasoleva teadmise pealt tuleks kindlasti väikese eelisega panna raha Trumpi peale. Tal on väga suured eelised. Et temal on selgelt oma partei täna taga siiski tänasele hetkel veel ja ameeriklased keskelt läbi on äärmiselt mitte rahul oma praeguse presidendiga. Miks see täpselt on juba keerulisem küsimus ja kas osa sellest vastulekust on ajutine, on ka tegelikult arvestatav võimalus, et täna miks Biden on reitingutes Trumpist peaasjalikult maas, ei ole mitte sellepärast, et ühiskonna toetus Trumpil oleks suurem kui kunagi varem. Ei ole. Et pigem teda toetab endiselt seesama osa vabariiklaste valijatest, kes viimased 8 aastat seda teinud on. Pigem on probleem täna demokraatides, kellest sisuliselt 50% ütleb, et te võiksite meie kandidaadiks nimetada ükskõik kelle peale Bideni. Ehk et nii-öelda anonymous candidate erinevates uuringutes on populaarsem kui Biden, on ju. Et üldse, kes seda Ameerika poliitikat jälgib, siis ma lihtsalt soovitan jätta endale ühe mõtte nagu meelde, mis lihtsalt võib-olla kainestab, et muidu see numbrite ja toetuste virvarr lihtsalt ajab nagu peasegadusse. Et põhimõtteliselt, kui ei ole väga suuri nagu süsteemi väliseid või siseseid šokke, mis kaardid täiesti sassi lööks, siis kõikide nagu tänapäevaste valimistsüklite lähtekoht nagu sõltumata sellest, kas kandidaadid on nagu laud ja taburet vastamisi, on see, et mõlemal on 46%. See on lähtekoht, ehk et oma partei toetajad laias astus alati sõltumata sellest, kes see kandidaat on, toetavad sind ja mäng käib selle ülejäänud 8% peale. Et see on see, kuhu need miljardid tegelikult valatakse, on see 8% nagu tagumine ja pigem ka mitte kõikides osariikides, vaid umbes 14 osariigis. 14 kõige elanikkonna rikkamas osariigis. Ja vist teine asi on see, et palju siis neid valijaid välja tuleb, eks ole, ma saan aru, et Bideni võit oli ka vist niimoodi, et neid tuli rohkem välja, eks ole. Mõlemal tuli. Mõlemal oli väga aktiivne valimistsükkel oli 2020. Aga kas see Trumpi võimalik võit, mis see tähendab nagu Ameerika ja maailma kontekstis see Trump, eks ju, teadaolevalt üritas Hiinaga seda võib-olla isegi natuke kunstlikult seda vastuolu üles kiskuda ja ta on lubanud Ukraina sõja lõpetada ja kõik see tema see retoorika. Trump alustas Hiinaga tegelikult seda narratiivi nagu täpselt sellest valupunktist, nagu, et see valupunkt oligi tugev, aga kui sa vaatad seda, et mis nagu kas siis peale Trumpi nagu midagi muutus Hiina suunal või risti vastupidi, Joe Biden on kruttinud kruvisid 3 korda veel nagu rohkem nagu peale. Et tegelikult sul on nagu mingis mõttes suke, ma ei tea, poliitiline tellimus, et see valupunkt on ikkagi nagu ühiskonnas nagu näha ja eks ma vaatan kõiki protsesse nagu kui suke nagu reaktsioone nagu, et kui sul ikkagi nagu on nagu tugevad valupunktid, siis poliitiliselt sa pead neid vajutama, keegi vajutab, sest neid on odav vajutada ja nendega saab odavalt hääli. Ma arvan, et ikkagi Trump on nagu pro-business, et üks kõige Trumpi huvitavamaid selliseid paradoksaalseid tulemusi oli ju see, et ütles, et ehitame selle piiri nagu tara, eks ole, sinna Mehhikoga ja mida nad siis tegid, piiritarani nad ei jõudnud, aga nad ehitasid teed selle piiritarade tegemiseks ja tulemus oli see, et smugeldajad oli palju parem liikuda, eks ole, sellepärast, et rohkem teid oli, eks ole, smugeldamine tegelikult läks üles, tara nagu ei tulnud, aga ütleme, et üle piiri liikumine läks paremaks, eks ole, kui nad tegid infra, eks ole, selleks, et saaks üle piiri tegelikult nagu liikuda. See väga huvitavad ja paradoksaalsed tulemused. See migratsioon on tegelikult USA majanduse perspektiivist hästi oluline, et USA on ikkagi suur osa USA majanduskasvust on tulnud läbi migratsiooni, et seda ei tohi alahinnata. Ja kui sa lükkad nagu piire kinni ja sa tegelikult võtad umbes 3% majanduskasvust kohe minema.
aga see nende geograafiliste alliansside teema, et Venemaa üritab siin, eks ole, tekitada mingid Venemaa pluss globaalne lõuna tüüpi allianssi ja noh, me siin näeme, eks ju, seda sõjalist allianssi, üritame Euroopas USA-ga seda tugevdada, aga ma olen kuulnud ka teooriad, et USA tegelikult noh, see potentsiaal võiks olla rohkem see põhja-lõuna suuna Ameerika kontinendil, et kui õnnestuks tekitada selline suurem allianss, siis no seda nad, ütleme, need geopoliitikud ütlevad jah, et üks põhjus, miks 21. sajand on USA sajand, öeldaksegi, et on ikka USA-Mehhiko sümbioos. Mitte ainult Mehhiko, vaid ka Brasiilia, Argentiina ja kõik see. Seal nii palju nagu ei ole, eks ole, see Brasiilia, Argentiina, see läheb nüüd natukene keerulisemaks, et kui need kaubandusvoogusid vaadata, siis näiteks USA 2 suurimat kaubanduspartnerit, noh, võib-olla ma teksin, võib-olla seal on Hiina ka, aga noh, ta väga palju treidib, eks ole, nii Kanadaga kui Mehhikoga. Üllatav on see, et Kanada ja Mehhiko omavahel üldse ei treidi. No peaaegu see on nagu olematu, eks ole, see tähendab, et USA tõmbab, eks ole, seal vahepeal, ta tõmbab nagu ära, et noh, kui väide on see, et meil on suur globaliseerumine, noh siis kui sa vaatad tegelikult neid kaubavoogusid, siis on ikkagi meil 3 suurt plokki, on Põhja-Ameerika, siis on Aasia, ütleme, et Aasia investorid ka, kui ütleme, ja noh, 3. on nagu Euroopa ja noh, nende plokkide vahel kaubeldakse tunduvalt vähem kui nende plokkide sees. Et noh, see suur globaalne, eks ole, meil ka esitletakse seda, et väga suur globaalne ja muudkui noh, laevad sõidavad, siis sõidavad küll, jah. See on õige, et seda kaubandust on, aga nende plokkide sees on seda kaubandust tunduvalt rohkem kui plokkide vahel. No, mida ja noh, siis sealt edasi tuleb veel see autarkia, noh, nagu teooria, kus öeldakse, et noh, mis on need riigid, kui noh, Venemaa võtta, mis ära unustatakse, et noh, et mida öeldakse, et kes autarkiaga hakkama saavad, on tegelikult Venemaa, Argentiina, Brasiilia, USA, Prantsusmaa, noh, eks ole, et kui öelda ka, et me Venemaale sanktsioonid tegeme, noh, siis isegi Hiina ei saa näiteks hakkama, kuna neil on põllumajandusmaad ja neil on osaseid sisendeid väga palju nagu puudu. Nad ei toida ennast ära. Need sanktsioonid on mingis mõttes nagu väga, väga hea näide sellest, et sa võid ju sanktsioonid panna, aga kaup liikumata ei jää. Ta lihtsalt liigub sedasi, et treiderid teenivad 5 korda kõrgevat marginaali, aga kaup liigub kohale. Sul on majanduses lihtsalt 3 suurt nagu sisendit. Et selles mõttes sul on õigus, et USA on nagu tegelikult täiesti self-sufficient nagu, et sul on kapital, sul on materjalid, ehk siis toormed ja tööjõud. Et nagu tegelikult on see, et USA on hästi unikaalses positsioonis, et ma ei tea ühtegi teist nagu piirkonda, kus oleks nagu institutsioonid ja ressursid ja kapital kõik nagu olemas. Ja lisaks nagu piiridega koputav tööjõud, kes tahaks nagu tasuta sulle enam tööle tulla, et see on tegelikult nagu minu meelest ikkagi pikas paalis üks hästi tugev vedur USA jaoks, sest mitte kuskil mujal ma seda ei näe. No ühesõnaga, me oleme tund aega rääkinud ja me põhimõtteliselt jõuame iga vestluse lõpuks sinna välja, et USA on unikaalne ja need edutegurid, mis USA majanduse on sinna viinud, kus ta täna on, jätkuvad, geograafiline asukoht ja kõik juriidiline pool ja töökultuur ja kõik nii edasi. Et mis need ohud on, et mis võiks olla need tegurid, mis ohustavad USA majanduse jätkuvat õitsengut? Ma arvan, et siin sama, mis Andres välja tõi on see stabiilsus, et täna ikkagi turud panustavad stabiilsuse peale, aga ma seda stabiilsust ettevaatavalt väga kuskilt ei näe. No aga midagi muud pole ka ju stabiilne. Ongi see on see, et aga lihtsalt on see, et mida stabiilsus tähendab finantsturgude mõistes, on see, et ta toob sulle hinnakorded alla. No jah, et kui sa suuri teooriaid vaadata, noh, Peter Turchin on sellest kirjutanud, noh, see Turchini viimane raamat valiti ka Timesis, noh, aasta nagu mõtteraamatuks, see Thought Book of the Year, ja noh, tema väidab, et ta juba ütles, et aastal 2011 ennustas ette, et 20 on USA jaoks selline, noh, turbulentne kümnend. Et noh, seal on erinevaid põhjuseid, eks ole, samad majanduslikud argumendid, natuke lõhede suurenemine, noh, tema peamine argument on see, et noh, ülikoolid toodavad liialt palju noh, kõrgharidusega inimesi, eks ole, see on see aasta 1848 või Hiina probleem, et noh, oleme tekitanud sellise kõrgharidusliku kompleksi ja noh, see tekitab väga palju inimesi, kellel noh, puudub selline adekvaatne nagu väljend, aga noh, fakt on see, et 20 on turbulentsed ja noh, tema nagu väide on see, et reform or face revolution või siis noh, reformi või siis oled revolutsiooniga silmitsi, noh, ma nagu seda revolutsiooni väga ei tahaks uskuda, noh ilmselt Andreas on parem inimene seda nagu kirjeldamaks, aga noh ilmselt nad ennast reformima peavad, eks ole, noh ja loodetavasti see ei ole nagu selline vägivaldne reform, et muutus on nagu, selles mõttes nagu loomulik protsess, et ma ei vaata kuidagi, et nagu muutus ongi ühiskonna loomulik nagu osa, et kogu aeg toimub muutus, sa lihtsalt pead vaatama, et sa sinna nagu vahele kinni ei jää, aga noh, muutus on loomulik protsess. Seetõttu ma kunagi nagu ei näe neid revolutsioone ka kuidagi nagu, see on niisugune võib-olla ülevõimendamine nagu nimede ja võib-olla niisugune tahad nagu rohkem pealkirju saada,
päriselt on see, et igal asjal on vastureaktsioon ja see käib edasi-tagasi pendel, et meil tööl Heida Vitsuril on hästi hea siuke ütlus, et tegelikult üldiselt kõik asjad käivad nagu pendel edasi-tagasi, et see kunagi ei ole mõtet nagu ühtegi trendi nagu liialt pikalt ette nagu ekstrapoleerida. Reversion to the mean, eks ole, lõpptulemusena, eks ole, väga hea tootlus, eks ole, see kukub ikka seal alla, eks ole. Kuskil tuleb see valupunkt, kus vanker sõidab kraavi ja tehakse see muutus ära, et nagu teine suund sisse panna või. Aga ma saan aru, et ikkagi USA majandusele, kui siin investeerimise ideede horisont on saate nimi, et kui me nagu pikas perspektiivis mõtleme selle peale, et siis ikkagi USA tundub päris kindel koht olevat praeguses ebakindlas maailmas või ikkagi ma üritan välja kiskuda seda suurimat riski või negatiivset, et mis see võiks olla? No kindlus on ainult suhteline, eks ole, see on võrreldes ülejäänud maailmaga, et Ameerika poliitika on maailmapoliitika avantgard ja eriti Euroopa poliitika avantgard või teisisõnu nagu Tocqueville, kui tuntud Prantsuse aadel 19. sajandil mööda Ameerikat ringi kondas ja kirjutas sellest raamatu Democracy in America, siis tema just põhiline mõte pärast seda 1,5 aastast reisi oligi see, et vaadates Ameerikasse näeme Euroopa tulevikku. Et need muutused, ühiskondlikud, sotsiaalsed, poliitfilosoofilised muutused käsitlustes, kuidas riik peaks toimima, mis on meie ajastu suurimad probleemid, need on alati Ameerikas esimesena välja löönud ja hiljem jõudnud selliste vibratsioonidena ka meile, mida me näeme oma poliitika elus. Ja mitte Eestis, Eesti ei ole väga suur erinevus, vaadata seda nagu polariseerumist. See on kogu Euroopas niimoodi, et seni on alati see poliitiline muutus ikkagi lõppenud mingisuguse uue impulsiga, uue kasvuspurdiga ja see Ameerika ühiskondlik kokkulepe ei ole nende pingete kiuste koost kärisenud, eks. Ja osalt aitabki just suuresti see Ameerika riigi institutsionaalne ja põhiseaduslik ülesehitus, et ta on siiski vabatahtlik kokkuleppe osariikide vahel, see on 50 osariiki, selleks, et põhimõtteliselt seda süsteemi kuidagi muuta, see on vajab 2/3 osariikide referendumite nagu läbiminekut, nendes põhiküsimustes sealhulgas seesama solidaarne tervishoid ja nii edasi, et on raske näha väga suuri muutuseid. Ja ma ühe asja ütleks veel ära, nüüd see on ikka Ameerika eduks, et mina saan aru, et praegu liiguvad ikkagi väga paljud inimesed Californias välja Texasesse või eks ole, sinna kanti Austinisse ja just maksusüsteemi ja nende liikumine, et sul on ka sisemiselt võimalus, et kui sul teed üks osariik ei meeldi või okei, üks asi on president, aga et ütleme, et Eestis sul ei ole võimalik minna Tallinnast Võrusse, et Võru ei paku oluliselt paremaid tingimusi. Hästi suured liikumised on just tegelikult ikkagi nagu poliitiliselt, et kui sa vaatad kui sa vaatad nagu mis poliitilise toetusega inimesed kolivad nagu mingitest piirkondadest ära, siis tegelikult ongi, et see on niisugune nagu, ma ei tea, poliitiliselt võib-olla nagu veelgi suurem kiistumine toimumas, et nagu sisuliselt vabariiklased on kolimas sinna alla ja mis on tegelikult mingis mõttes nagu ülemist pilti valija perspektiivis ka muutnud päris palju. Räägime saate viimases osas konkreetsemalt investeerimisest ka, et meil on hea võimalus küsida Kaius Kiivramehe käest nõu. Et kui sina praegu USA majandust vaatad, siis mis on kõige sellised palju lubavamad sektorid, ettevõtted, kuhu võiks investor vaadata? Ma arvan, et investor võiks vaadata, investoril on täna väga head valikud osas. Sellepärast, et sisuliselt on investeerimispilt nii kreenis, kui üldse olla saab. Ja see tegelikult loob nagu vältimise mõttes hästi lühikese nimekirja, et kuidas siis raha kaotada. Et kui vaatad, nagu 7 aktsiat on põhimõtteliselt vedanud seda aastat nagu üüratult üles, et mingi Apple, kelle kasv oli 0%, kaupleb 30 korda kasumit ja Microsoft kaupleb mingi 35 korda kasumit ja kui sa paned raha igale poole mujale peale selle 7 aktsia, tegelikult ma arvan, et investor tuleb ikka väga kõrge peaga välja. Et täna minu silmis ikkagi nagu risk on pigem, et sa jooksed selle ülehinnatud haibiga liiga kaasa, usud liiga palju nagu mingit storytellingut ja tegelikult need story'd on hästi-hästi kallid. Need on kalli hinnasildiga ja kõik muu, mis on siis, ma ei tea, S&P 500 näol, kõik üle 493 aktsiat, tegelikult on odavad. Et sina pigem usud sellisest traditsioonilisse majanduse rohkem kui tehnoloogia haipi? Jaa, eriti just täna, sellepärast, et ma arvan, et nagu meil see saate eelmine pool oli nagu mingis mõttes niisugune introduction nagu reshoringusse. Et mul on nagu niisugune, et mida ma
kliendil, kui ma kliendi seminare teen nagu privaatpangandus portfellihalduses klientidele, et siis ma küsin, et kui palju maksab USA majanduse Hiinas sõltumatuks ehitamine? No sellele sa ei julge kõige nagu ulmelisemad hinnalipingud ka külge panna, aga see on see tegelikult, mis täna toimub. See tähendab seda, et sul reshoring või noh, ütleme siis nagu viisakas väljend on de-riskimine et see tähendab seda, et tegelikult USA majandus on nagu täiesti two-speed economy. Jah, sul tundub, et võib-olla see majanduskasv ei ole kõige nagu vilkam, aga tegelikult nagu mingisugused osad majandusest kasvavad kui pärmi peal täna. Et kui sa vaatad nagu, kuidas pannakse uusi tehaseid püsti, noh, see on ikka täna nagu, see majanduskasv nendes segmentides on tegelikult täna ikka väga kiire. Ja noh, tegelikult kui sa avad investorina ennast põhimõtteliselt nendesse kohtadesse, kus päriselt nagu see raha läheb, siis ma arvan, et sa teenid sealt väga tead tootlust. Ja noh, kui vaadata veel nagu erinevalt nagu, ma vaatan kõik asju läbi nõudluse pakkumine, et ma olen niisugune paraslik, kes otsib niisugust defitsiit kaupa alati turu pealt kokku, et mul on hästi meeldivad need auctionid, kus ma nagu ainus ostja ja teised nagu 100 müüjat, et on ideaalne koht, kuhu ennast nagu püsti panna, et miks mul need chapter 11 ka meeldivad, kus ettevõtted pankrotist tulevad, et otsida neid kohti, kus nagu nõudluspakkumine lihtsalt nagu töötab sinu kasuks ja teeb töö sinu vast ära. Et siin on jah mitu narratiivi, et ühtepidi tõesti öeldakse, et see small ja mid cap, eks ole, võiks olla nagu atraktiivsem ja mingid traditsioonilised sektorid, et tehnoloogiasektor on nagu ülehinnatud, siis jällegi öeldakse, et okei, eks ole, tehnoloogiasektor on uue põlvkonna nagu kuld. Et öeldakse, et Bitcoin on tegelikult, et noorem põlvkond ei taha enam kulda nagu osta, eks ole, see on nagu vana inimeste värk, eks ole, et ostavad kulda, et nemad panevad mingisse tehnoloogiasse. Võtsin huvi pärast välja ka eelmise aasta näiteks R&D, mida need tehnoloogiasektori ettevõtted teevad, ja see on ikka väga vapustav, et Amazon 73 miljonit teadus-arendustegevuse eelarve, Alphabeti 40 miljardit, miljardit, ma tahtsin öelda, sorry, eks ole, et 35 miljardit, Apple 28, aga veel more impressive on see, et Amazonist 14% käibest, Alphabeti 14% käibest, Metal lausa 30% käibest pannakse teadus-arendustegevusse, ilmselt nad ka investeerivad nagu üle, Huawei paneb 25, 28, Intel, Roche 22, et need on sellised asjad, et need on siis, laias laastus Amazon paneb 2 korda Eesti riigi SKP, eks ole, meil on vist 40, eks ole. Protsendina tuludes, siis Nokia paneb kõige rohkem. Nokias data ei ole, Nokial on 18. Ei, protsendina tuludesse. Ei ole 18% tuludesse, mul on Nokia dataga olemas, Nokia paneb 5 miljardit, eks ole, 18% tuludest, nii et eks ole, Nokia data mul ka olemas, aga ta on jah suhteliselt palju, et Metast jääb maha, Huawei'st jääb maha, Intelist jääb maha, eks ole, aga Nokia paneb suhteliselt palju. Ja kindlasti USA majandus ei ole nagu 2024 ka nagu riskivaba, et juba täna on näha ka ikkagi kõrgema intressikeskkonna tõttu on tekkinud probleeme nagu mitmetes valdkondades. Esiteks kogu äri kinnisvara vabiseb väga kõvasti juba. Märtsi vabises ära juba, et kui ma just eelmine nädal vaatasin ühte suurimat Manhattani landlordi Eshel Greeni, nendel on nagu nii prime varad, kui üldse nagu leida saad, aga täiesti söge ülekoormus, aga nagu tegelikult ka nagu superoperaator, nagu väga nagu street smart operaatorid, ostnud rumalatelt heade diilidega kapitalistruktuuris nagu alat, et vaatad, mingid hullud hiinlased tulevad turule, ostavad mingi maja idiootse hinnaga ära, siis sina lähed sinna mingisuguse mesanin kapitali kihiga sisse, siis tead, et hiinlased defaultivad, et saad selle vara nagu poolt tasuta endale, ülismardilt nagu diilinud, aga ka, et odava rahaga lihtsalt lassid ennast ära tinistada, lihtsalt võlga ongi nagu liiga palju. Lihtsalt jah, et häda on nagu selles, et ega sul USA-l ei ole ka alternatiivi, et see mingi visual capitalist ja need teevad päris häid selliseid liikuvaid nagu tabeleid ja USA on 20% maailma majandusest, aga üle 50% vist turukapitalisatsioonist, eks ole, vist oli 53 või 52, ma mäleta, see täpselt oli, aga laias pool ja see on see küsimus, et kuhu sa üldse saad investeerida, eks ole. Siin tegelikult Andruse jutude tagasi tulles ärikinnisvara poolelt, et tegelikult me näeme sama trendi tegelikult Skandinaavias, et kõik räägivad, Skandinaavias on nagu majanduses väga hapud ajad, on ju, tegelikult kui sa vaatad seda, et ega Skandinaavia kinnisvara tegelikult nagu oluliselt kukkunud ei ole. Mis on juhtunud see, et bilansid on lihtsalt nagu tükkideks lennanud, et need, kellel bilansid olid äärmiselt nagu pingule venitatud ja raha hind tõusid, nad lendasid ikka tükkideks ja nagu ma ei tea, Eestis ka, võtasid Baltic Horizon täpselt sama näide tegelikult, lihtsalt nagu odava laenuga lihtsalt nagu amokki jooksnud, varad on niisugused keskpärased ja kehvemad, tootlused madalad ja lihtsalt su laenu teenindamise võimekus lihtsalt ongi väga halb ja lihtsalt nagu siis toimubki niisugune kapitalism, et tulevad lõpuks uued omanikud sisse ja võtavad asja üle, et see ongi see kapitalismi nagu üks võlu, nagu mis USA kiiresti toimib,
aga ongi see, et selle küsimus, mida me ka siin eelmine aasta juba nägime esimeste pankade puhul, on see, et kelle võlad ja kelle laenud need on, et ja mis see tähendab nende laenajate jaoks, et kelle kapital on ära põlenud ja mis see lõppmõju tegelikult on krediiditurule. Tegelikult siit on hästi pull järellainetus toimus selle Silicon Valley Bankile ja selle kriisile, mis meil eelmise aasta, või selle aasta märtsis vist oli, et tegelikult, kui sa vaatad, kuidas siis on toimunud laenukasv, kõik eeldasid seda, et siis need väiksed pangad justkui jooksevad nagu deposiitidest tühjaks ja kui deposiit läheb laenukasv järgi nagu minema. Tegelikult on risti vastupidi toimunud. Et sisuliselt suured pangad on nagu laenukasvul nagu seisma jäänud ja just et väiksed pangad on see, mis tegelikult on vedanud seda majanduskasvu ja majandusaktiivsust. Tegelikult ongi täpselt see, et kõik need tehased tulevad nagu maakohtadesse lihtsustatult ja tegelikult ongi see, et see majandusbuum käib maakohtades. Ta käibki nendes nagu väikestes kohtades ja kus annavad laenu kogukonna pangad ja see ongi selline, et kogukondade tasemel väiksemad kohad buumivad ja tegelikult see vana see linnade nagu piirkond, see tegelikult nagu põleb täna, et see 1% põleb ja tegelikult see nagu 99% tegelikult tema buumib. Temal on palgakasv, temal on kõik, tal on nagu kõik asjad nagu tema kasuks täna. Ja finantsinvestor on nagu 2 aastat külgepidi liikunud siin. Vahepeal oli see jutt, et kõige kiiremini kasvavad palgad olid tegelikult nagu autojuhtidel või tootmistöölistel ja siiamaani on tegelikult. Et see ongi see, et miks USA on viimast nagu jälginud, eks ole, aga nii ta nagu on. Et USA ongi täna due speed nagu täna, täiesti due speed. Täpselt, aga ta ikkagi pakub häid võimalusi, kui see eelmine aasta need kriisi, või kevadel olid need Silicon Valley vist oli märts, eks ole, et mitte isegi näed juba tunnevad nagu eelmine aasta, aga mina ostsin ka peal seda krahhi juurde. USA finantssektorit ja alguses oli ka erinevaid arvamusi ja siis ta läks veel pisut alla, aga nüüd ma olen jällegi kõvasti nagu plussis sellega, eks ole, nii et tegelikult see asjab küll, eks ole, kuna ta nii kiiresti reageerib, eriti see, kui ta alla tuleb, et ta pakub ikkagi väga häid võimalusi kusagil mujal Euroopas või kus sa saad nii likviidseid varasid. Täna, mis mul nagu tundub, et vaata see narratiiv ongi see, et me kogu see selle aasta tõus on olnud lihtsalt justkui nagu, et kui sa ei ole omanud neid 7 aktsiat, siis tegelikult nagu S&P kõik ülejäänud aktsiad on tegelikult nagu enam-vähem nulltootlusega olnud, teedsustatult. Ja kui sa vaatad nagu täna, siis nagu investorid on niisugused pelglikud, rahahind on tõusnud, kõik ootavad mingit majandussurutist, aga kui sa vaatad ettevaatavad indikaatorid, siis tegelikult ettevaatavad indikaatorid näitavad seda, et tegelikult siis kasumid lähevad kasvule. Aga tegelikult inimesed investorid on lihasmälu pealt ostnud eelmised võitjaid ja nagu turvasadamaid justkui, et kuhu ennast turvaliselt peitu panna. Aga kui nüüd nagu tegelikult need vanad trendid, mitte vanad trendid, vaid et see majandusaktiivsus ikkagi nagu pigem natuke kiireneb siit edasi, ettevõtete kasumid hakkavad kasvama, tähendab seda, et just nendel tsüklilisematel ettevõtetel tegelikult hakkab väga palju paremini minema. Ja kui sa oled peidus nagu mingites kallistes tehnoloogianimedes, mis tihti näitavad sul ka nagu väikest kasvu, osad näitavad väga head kasvu, aga sul on nagu see teine pool nagu kogu sellest indeksist on hästi odav ja tegelikult näitab ka nagu head kasumi kasvu, siis ma ei näe põhjust, miks sa peaksid omama 7 aktsiat, et pigem lihtsalt nagu diversifitseeri maksimaalselt ja oma kõike muud. See on huvitav argument, jah, et mina ise olen ka ikkagi sellist kontraarian natukene nagu usku, et kui see turg läheb ühes suunas, siis Tengen oli ka, NBF-il on siis selle Norra nüüd ütleme, et maailma suurima võib-olla investeerimisfondi juht esines seal NBF-is ja tema ütles ka, et kõige suuremad tootlused ikka nendes kohtades, kus on non-konsensus. Et kui sul on konsensus, eks ole, siis seal üldjuhul, eks ole, sul on väiksemad teenimisvõimalused, suuremad teenimisvõimalused on need, kus seda konsensust ei ole, aga seda on raske teha, eks ole. Me teame ka, mis võimalused seal veel on suuremad. Et on ka kaotamisvõimalused, et see ongi see tasakaalu koht, et selles mõttes Kiivrames selgelt on meil siin value investor praegu, kiidab üles meile small ja mid-cap USA ettevõtteid, aga peame jälle meeles, et 60% Russell 2000-st on mitte kasumlikud ettevõtted. Et see on nagu active stock picking on see eeldus nagu, et mitte indeksit sa ei tohi osta selle value kasvu nagu lootuses. Ma arvan, et pigem ongi hästi oluline, et meil nagu üks sõber küsis, et ta alustab investeerimisega, et soovita mulle mingit, ma ei tea, nagu indeksfondi, kuhu nagu lihtsalt panna, et ma hakkan nagu teen mingit kasvukontot, eteks ma nagu ei oska tegelikult nõu anda, sest on see, et täna nagu lihtsalt S&P 500 nagu üldiselt mulle indeksfondid tegelikult meeldivad see pärast, et nad pakuvad sul nagu hajutatust. See on odavad tasud pluss siis hajutatus. Aga täna selle S&P 500 probleem on see, et sa saad ühe ajaloo kõrgema kontsentreeritus hajutatuse asemele. See on equal weight'i osta, kui ta tahad. Equal weight on täpselt see sama probleem, mis Andres tegelikult välja tõi. Et tegelikult sa ei taha neid koerasid sealt saada. Ja kui sa vaatad ka nagu üldse nagu aktsiaturgude ajalugu, tegelikult võitjate omamine on
kõige suurema tähtsusega pikaajalist tootlust. Kui sa lihtsalt nagu, kui sa statistiliselt nagu kõik nagu winnerid poole peal maha müüd ja looseritel tabelapid, et noh, matemaatiliselt lased on tal kuuli pähe, seal ei ole mitte mingit küsimust ka nagu. Ma tegelikult küsiks ka ära, et noh, mind on ikkagi alati nagu paelunud, nad ütleme, et see Talioni, Griffini, maailma suurim, eks ole, et hedge fond praegu on see Griffini, siis ütleme Citadel, järgmine peaks olema Bridgewater ja siis tuleb see EQR, eks ole, Ilmanen on kirjutanud, aga huvita, kas eestlasest ka keegi on sinna pääsenud, sinna vist miljoni daalaga või ega sa ei tea, eks ole, miljoni või 5 daalaga pääseb vist sisse. Eestist ei ole kedagi seal, et see on ei ole veel ühtegi Eestist, eks ole. Aga kas üldse eestlane pääseks sinna, kas lastakse üldse ligi või kas sa saad näiteks sinna Citadeli investeerida või ma ei tea, seal vist on milliga võib-olla pääseb? Ma arvan, et ainus kuhu võib-olla on AQR, ma arvan, et Bridgewater on, seal tuli päris niisugune nagu kole raamat välja, hitpiis nagu, et Ray Daliast nagu lihtsalt nagu mingi hull psühhopaat enam kes see või? Griffin või? Ei, Ray Dalio, et kuidas ta mingi kontoris nagu mingit see ja hiljuti ja sellest on päris palju kirjutatud. Keegi uriinist mööda ja siis tegi mingi karistuskomando ukse kõrvale, kes vaatab, et hakkab registreerima, kes see Radical Candor oli see nimi, et see juhtus väga radikal. Ma arvan, et Eestis mis on Eesti eripära on see, et kui sa Eestis nagu kõik need sellised nagu ebalikviidsed nagu tooted nõuavad hästi pikka raha. Sellist raha Eestis on ainult pensionifondides. Ja meie eripära on see, et kui me tahame ebalikviidset nagu investeeringut teha, siis üldiselt Baltikumis riskipreemi, mida sa teenid, on väga kõrge. Ehk siis nagu ma võtame meie tänane näide nagu Balti võlakirjad, et Euroopas samasugused võlakirjad kauplevad 6% tulususega, mis Eestis müüakse 10%-ga. Kas te ise paneksite näiteks või et saab üldse LHV panna näiteks sinna kuradi? Me oleme pannud teistesse kohtadesse, kus meil on nagu selgem nagu vorstitegu tegemise protsess nagu aru saada. Et me nagu nendest suurtest varade kogujatest üldiselt oleme ringiga käinud. Et varade kogumise ärimudel mingi hetk on see, et sul performance läheb teisejärguliseks, üldiselt kui sul nagu aum läheb üle 10 järgi juba. Need on ju Citadelil ja Renessansil eriti, seal on väidetud jätkuvalt tiksub 5. Rentek ja Citadel ongi see, et need nagu magusad palad on sisemised fondid tegelikult. Renaissance Technologies Medallion fond on see, et siin isegi oma töötajad ei saa enam raha juurde panna, et ma arvan, et kui sa vaatad AQR-i, siis AQR on niisugune lihtsalt nagu hästi, hästi suur kvantfond, mulle see Cliff Aston sinest hästi meeldib, et ta on niisugune nagu hästi lüükse sütenööriga niisugune bullshit detektor nagu turul. Et ta on, tegelikult on ta nagu Twitteris aktiivne ka. Väga aktiivne. Ta on umbes veel sama lüükese sütenööriga kui Taleb enam. Aga ta on nagu niisugune tore, et ta nagu oskab erinevalt Talebist, ta oskab ise endale nalja ka teha, et see on väga, väga tore. Aga kui sa vaatad nagu Maaret Bridgewater ei ole kellegi jaoks täna huvitav pigem. Nad tulevad alla ka minu arusaamine. Ja see on see, et kui su varad lähevad ikkagi juba üle 10 järdi, siis pigem su ärimudel ei ole enam tootlus, vaid see on varade kogumise pealt nagu kasumit teenida. Ja see on see koht, mida me üldiselt üritame vältida. No me oleme rääkinud vanast majandusest ja tehnoloogiast, korraks põllumajandust, toidu tootmine, et see tundub ka nagu päris selline John Deere tuli alla, ära räägi et ühest küljest tundub praegu depressiooni kohe tead nagu nõudluse vähenemist on raske ette näha siin, eks ole, et kui see on nagu nii-öelda kõige vanem majandus ehk põllumajandus, et üks on veel vanem aga üldiselt meie põllumajandus nagu teadlikult põllumajandus, me võtame üldiselt majandust nagu sektorit ja hästi tükkideks ja väärtusalgajad me oleme põllumajandusega nagu hästi seiptiks võtnud, nagu üldine arusaam on see, et põllumajandus me raha ei pane. Et on see, et kui sa ei kontrolli ei sisendeid ega väljundeid, tegelikult sa ei kontrolli siis mitte midagi. Et ainsad, kes siis lõpuks raha teevad ja kuhu me rahaga ajalooliselt pannud natuke olema, on siis põhimõtteliselt ala väetise müüjad või John Deere on ka hea näide, et John Deere ja väetised on need kohad, kus põllumajandusse raha teed lihtsustatult, et need on nagu Mina olen teed pannud nendes põllumajanduse ETF-idest, nad on küll all, eks ole, ma olen natukene nagu võib-olla optimistlikum, eks ole, et lõpuks, eks ole, et maad jääb nagu vähem ja kuidagi, eks ole, et üks asi on see, et kui siin neid geopoliitika, Seikhan on näiteks kirjeldanud, et tema ikkagi arvab, et järgmise 50 aasta jooksul meil tekib toidupuudus, praegu on seda nagu üle ja kui toidupuudus tekib, eks ole, ressurssi jääb vähemaks, eks ole, siis see hind võiks kõvasti ikkagi ülesse minna, et ma ei tea, mina selle peale võiks ikkagi kuidagi nagu mängida, eks ole. Meil eile käis Tarmo Soomre külas, me kutsume, Heido kutsub meile külla välisesineid, et natuke silmaringi avardades, meil käis Tarmo Soomre külas
rääkis meil hästi kaladest kaladesse saab investeerida, saab ikka muidugi saab. Õnge läheb sinna põllumajandust, sinna see taha tegelikult. Saaremaa kalamehed just ostsid Indrek Kaselat välja. Mul on hästi palju. Tuleks, Tarmo Soom rääkis külas, tegelikult ta rääkis nagu kliimast ja ilmast ja mis on erinevused ja hästi kihvt on kuulata hea esinemisoskusega füüsik-matemaatikud, et kes sa tead, et sealt ei tule mingisugust pläma, vaid see ongi nagu sa pead kõik andmed nagu niisuguse matemaatiku ja füüsiku nagu distsipliiniga läbi käima, et sa põhimõtteliselt ei aktsepteeri mingit jama nagu andmete näol. Ja kuna ta on ka väga hea esineja, siis see oli nagu väga tore kuulata, siis nagu see ka, et siis nagu tal oli väga hästi tehtud presentatsioon tegelikult. Ja see presentatsioon, see kliima nagu soojenemise või ilma muutused ja see kliimamuutus on kaks eri asja tegelikult. et inimesed on see, et enamus ei saa sellest aru, et tegelikult ilm ja kliima ei ole sama asi. Aga see esimene mõju on see, et nagu kõik, mis on see, nagu see jõukas maailm, see Põhja-Ameerika, Euroopa, meile esimese hooga nagu põllumajanduslikult on justkui nagu hea. aga ta on nagu täiesti laastav kõik, mis on põhimõtteliselt täna vaene maailm. Ja ta lihtsalt nagu lõpuks tekitab sul lihtsalt nagu mingisugune täiesti välja kannatamatu migratsioonikriisi, aga põllumajandus tegelikult on see, et põllud lähevad viljakamaks siin tegelikult. Ja tegelikult on nii väljakas, kui seda ei ole, et tegelikult CO2 suurem kontsentratsioon õhus soodustab taimede kasvu, eks ole, nii jabur kui see ka ei ole, aga ma räägin ühe hea looga vahele, et natuke Venemaa juurde tagasi tulla, see John Deere'iga tuli meelde, et väidetavad siis, et need John Deere'i traktorid on nii keerukad, et Venemaal pidid nendega sõitma endised hävituslendurid. Nii et Venemaa põllumajanduse osas võib olla suhteliselt negatiivne, kuna neid hävituslendureid jääb vist järjest vähemaks, eks ole, niimoodi, kes nende John Deere'i traktoritega suudavad sõita. Üks sektor siin juba kliimamuutust oli juttu, et kõiksugu roheärid, et mis nende väljavaade on? Roheärid on hästi kapitaliintensiivsed ja kuna sul on madal tulusus ja kapitaliintensiivne, roheärid võtad nagu tuulepargid, mis iganes päiksepargid, et sul on varade tootlikkus on ikkagi seal kapitali kuulu pluss 1,5%. Ja nüüd, kui sul kapitali hind liigub 5% punkt ülesse, põhimõtteliselt nagu enamus projektid muutuvad justkui nagu väärtusetuks. Ja see on see, et kuna sul on nii kapitali intensiivne sektor ja raha hind tõusis nii suurel määral, sisuliselt nagu kogu see sektor lasi ennast õhku. Et sul USAs ja UK's offshore meretuulepargid lendasid õhku isegi 200 euri megavatt-tunni see toetusega. Et see lihtsalt ongi see, et kuna kapitali kulu läheks nagu nii kalliks, sul lihtsalt on tulusid vaja vastu panna, aga sul tuludega on nagu samamoodi probleem. Mul on teed nüüd küsimus Andreasele ja Kaiusele mõlemale, et ma ikka ise olen pikalt mõelnud, et kas osta seda USA võlakirja või mitte, eks ole, ja nüüd on defitsiidid on suured ja ma olen väga palju aktsiatest rääkinud, aga et ütleme, et võlakiri ja USA riigirisk ja et kui me selle USA juurde nagu tagasi tuleb, eks ole, et on mingid, mis need kaalutlused on, ma eeldan, et te nagu soovitust annate, aga kuhu siis veel, ütleme, et kui sa räägid? Investeerimisjärgu reitinguga võlakirju nagu kõrge investeerimisreitinguga võlakirju ostetakse ainult likviidsuse juhtimise eesmärgil, mitte investeerimiseks. Ehk siis investor, kes otsib tootlust, natukene peaks nagu vaeva nägema, otsima ise natuke kivises ümber keerama, see nagu riskivaba tulusus riigi võlakirjast on sinu worst case. Et sa võid täna minna ka osta Saksamaa 3-aastaseid või 6 kuusi väärtpabereid, et kui sa tahad lihtsalt osta, et nüüd saad osta nagu 1 euro kaupa ka, aga võlakirjad selles mõttes täna on väga hea alternatiiv. Et minul nagu nägemus nagu indeksi tasemel aktsiaturgudest on nagu suhteliselt suke mitte inspireeriv. Ma arvan, et turud on 5-7 aasta perspektiivis surnud raha ja puhtalt sellepärast, et sul on kõrge kontsentreeritus ja need asjad, mis on kõrge kontsentreeritusega on ülikallid, et kui sul muud asjad küll tõusevad, majandused kasvavad, aga sul nagu valuationid tulevad natukenegi alla, normaliseeruvad, et siis tegelikult sa lihtsalt ei tee sealt raha, puhtalt sellepärast, et sul lihtsalt on nagu need tänased ülehinnatud asjad on nii kallid. Aga kui sa vaatad nagu, kus sa saad raha teha, et siis võlakirjad tegelikult kõik asjad, mis sul pakuvad nagu tugeva bilansiga ettevõtted, põhimõtteliselt mul on üks kriteerium võlakirjadesse investeerimisel, et otsi kohti, ettevõtteid, mis suudavad läbi elada kõige mustema majandustsükli osa. See peaks olema võlakirja investori suke ABC.
Ühesõnaga, et sa siis ütled, et pane erasektori võlakirja või riigi võlakirja võib kosta või seda sa ei taha või see riigisektori võlakirja on see, et tegelikult sa saad pangadeposiidist sa saad kõrgemat olusust täna kui riigi võlakirjast. Aga kui intressid kukuvad, siis sa oled locked in, sa saad ju väärtuse kasvu ka kätte. Ongi see, et kui sa tahad puhtalt nagu hinnamuutuse peale spekuleerida, siis sa muidugi võid osta, siis see on nagu likviidne kaup, mida sa saad nagu edasi-tagasi kaubelda, on ju. Aga kui sa tahad nagu pikaajalist tootlust saada, siis ma arvan, et nagu ettevõtete võlakirjad, et kui sa suudad ise natukene finantsinvestorina vaadata, et esiteks, mis sektor on, kuidas ta reguleeritud on, kas tegu on pangaga või Läti pandimajaga, on ju, et kui sa juba suudad seal nagu vahe sisse teha, et siis on juba päris hea, on ju. Et sul on täna tegelikult hästi palju tugevalt reguleerituid, ülekapitaliseeritud ettevõtteid, kes emiteerivad täiesti uskumatult magusate hindadega võlakirja. Aga küsiks Andrese käest ikka juurde, et teed nüüd seda USA riigi reitingut lasti ka vist alla nüüd ühe pügala võrra. Keda huvitab? Aga mis sa siis arvad, eks ole, tuleb Trump või tuleb Biden, eks ole, laenavad rõõmuga juurde või? No täna on väga raske näha, kuidas nad oma majanduse rahastamise mudelit selles mõttes üle kuidagi muuta saaksid, eriti päeva lõpuks sõltub see sellest, et mis rolli võtab USA ikkagi julgeolekupoliitiliselt aina keerulisemateks muutuvates nagu konfliktipiirkondades on ju, et mis saab olema nende roll siin Kesk-Ida-Euroopas. Meile väga oluline küsimus Lähis-Idas, taaskord Kagu-Aasias ja see tegevus on kapitaliintensiivne. Et kui ameeriklaste kulutused oma ramp up nii-öelda oma kaitsetööstuse alases tootmises, mis on järgmise 10 suurim väljakutse nii Põhja-Ameerikas kui ka Euroopas, metsikutel võimsustel, moona ja relvastusplatvormide tootmise taaskäivitamine tasemetel, mida pole aastakümneid nähtud. See juhtub. Eks see on nüüd kindel, eks ole, et see on, ma arvan, mõnes mõttes üks kõige suuremaid küsimusi, et kuidas see täpselt mõjutab majanduse struktuuri ja ressursi efektiivset jaotust, kas ja kui palju hakkavad fondid ennast vabastama oma senistest piirangutest ja kitsendustest, sest see sektor tuleb tagasi tasemel, mida ükski siin laua taga olev inimene oma aktiivses majanduselus ei ole näinud. Sellisel tasemel Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Kas pankade ESG-nõuded võimaldavad üldse seda? Seda ma just ütlengi, et kuidas, mis nendest kitsendustest saab. Näha need seestpoolt vaadatuna, siis tegelikult need hullusärgid on pankade endi poolt pandud. Et meie endale ei ole seda hullusärgi selge pannud. Et meie ei tee endale teadlike blacklist, me üritame ikkagi aru saada, et mis nagu päriselt nagu kogu ahel on ja et mis see nagu ahela tervikpilt on. Ja see on see, et eestlasele sul ei ole vaja kaitsetööstust nagu müüa. Et kas Eestis peaks olema sõjavägi või mitte, et kas Eestis nagu kaitsetööstuses peaks üldse raha eraldama või mitte, see täpselt ongi nagu binary vastus nagu. Et sul ei ole see, et ma ei tea, kas on või mitte. Okei, aga kui ma näiteks USA kaitsetööstust ostan, mida ma siis ostan, eks ole, minu jaoks põhiküsimus, kas ma ostan erasektorit, et kas ma ostan erasektorit või riigisektorit, see on sama asi. See on nagu see, et USA-s ei ole erasektori riigi, mitte erasektori, USA-s ei ole riigisektori, USA-s ei ole riigisektori, listitud riigisektorit, mida osta. Et sul ongi see, et sul on kogu kaitsetööstus, töötab erasektor, tellib riigisektorilt. Mida ma siis ostan või mis riski ma panen, siis riigi riski panen? Kui sa võtad USA kaitsetööstus, sa ostad põhimõtteliselt USA riigi tellimusi ju. Et Boeingute, Lockheed Martinite, nende kõige suuremad tellijad on USA riik. Northrop Grumman ja Palantir ja Raytonid ja kõik nagu. Sa ostad, isegi kui sa võtad nagu kõige suurema nagu service contractor, mis on nagu Puusala Namitor, põhimõtteliselt ostad nagu NSA ja CIA nagu backlog. Nii, aga hakkame otsi kokku tõmbama, ma küsin lõpetuseks kõikidelt saatekülalist, et ka mõne soovituse, et kui keegi tahab USA-st rohkem teada, huvitab see teema, kas raamat, podcast, film, midagi sellist, mida võiks näiteks seisvate pühade ajal siin vabadel päevadel lugeda, vaadata, mõelda, mis te välja pakute? Mina just lõpetasin hiljuti huvitava USA raamatu, mis alustasin ka, et Cornelius Vanderbilti eluloo raamat, et The First Tycoon, jube põnev raamat. Just see, et kuidas USA-s nagu tema oli see, kes mingis mõttes nagu lõhkus ja tekitas uue nagu monopolide ajastu, et lõhkus monopolid ära ja tekitas ise uue tasemel. Et väga-väga pull, et kui just see suure actioni lugu, mingi 1800 esimene pool, et kõik need ühiskonna muutused
hästi-hästi huvitav lugemine tegelikult. Nii. No mina jah, võib-olla oleks selle popkultuuri juurde natukene ka ikkagi, et vaadake neid filme ja muusikat, et see kajastab seda ühiskonnas toimuvat tegelikult päris hästi, aga kui võib-olla selliseid pisut nagu struktuursemaid või teaduslikke käsitlusi vaadata, siis mina soovitaks 3 raamatut, et ikkagi on selline raamat nagu Americana, Srinivassan, see jääb hästi meelde, see räägib kogu selle majandusajaloo lahti, siis päris huvitav, minu jaoks ma isegi kirjutan sellest aastaraamatu kusagile siia Äripäeva, et on Gene Twenge Generations, mis sisuliselt võtab kogu teise maailmasõja järgse sellised põlvkondade muutused ja kuna USA-s on kõige parem statistika, siis seda saab päris hästi nagu vaadata, et kuidas siis USA muutunud on ja kuidas ta muutuda võiks ja viimaseks see Peter Turchin End Times, mis oli ka Timesi aasta tegelikult nagu mõtteraamat, et kui tahta midagi sellist pikemat lugeda, aga popkultuur on ka alati nagu selline nagu tänuväärne, et see on see USA nagu pehme võim, eks ole, vaadata, millest nad siis parasjagu nagu filme teevad. Ja vaadake Taylor Swifti kontserte ja kuulake tema laule ja katsuge. See oli soovitus, ma ei andnud, see on nüüd Ando soovitus, see ei ole minu soovitus. Mis selle taga võiks olla, Andreas? Ja ei, Taylor Swift on väga hea, siin ärge teda üldse maha tehke, et eriti tema varajane country, kuigi mul ei ole ka tema tänase muusika vastu midagi. Ei, lugeda on võimalik muidugi palju, et ma arvan, et kes tahab Ameerikat mõista kõigepealt selle minevikus, siis ma soovitaksin seda sama Alexis Tocqueville'i, kes Prantsuse aadel, kes Ameerikas ringi kondas, tal oli mandaat Prantsuse valitsuselt käia uurida Ameerika vanglasüsteemi osariikides, ta käis vaatas paar vanglat, ütles, et igav ja siis läks ringreisile mööda USA, küsis raha juurde kodumaalt ja kirjutas väga hea raamatu, seesama, et Euroopa tulevik on see, mis paistab, kui sa vaatad Ameerikat täna ja see kehtib tänase päevani, väga õpetlik raamat. Teine raamat võib-olla Ameerika ajaloo kohta on väga hea, on Jill Lepore, see on paar aastat vana tänaseks hetkeks, raamatu nimi on These Truths, need tõed ja see on, ma ütleksin, jah, ta on võib-olla mõne maitse jaoks natukene liigav, võib-olla progressiivne vaade, aga tänapäevasel ajal ma arvan, et see on nagu adekvaatne ja ta siiski hoiab nagu head joont, et sellise viimase 250 aasta ajaloo seisukohalt päris täpne, siuke hea kõva tellis ka. Mida ma soovitan Ameerika poliitika tänapäeva ja kogu sellest trumpindusest arusaamiseks lugeda, mis on, tänaseks on ta senaator, aga ta enne seda raamatut ja raamatu ajal seda ei olnud, on ise üks redneck, üks hillbilly sellest samast Ameerika surevast tööstus südamest pärit J.D. Vance, kes on kirjutanud Hillbilly Elegy nimelise raamatu, see on ka audioraamatuna olemas ja see on tõesti super hea, see kirjeldab tema enda perekonna näitel neid muutusi nendes Ameerika just sellises kontinentaalses südames olevate endiste tööstuslinnade, ennekõike valgete inimeste, ütleme, siirderaskustest tänapäeva ühiskonda. Ja see on super hea raamat ja kui te selle läbi loete, siis te saate väga täpselt aru, mis selle Trumpiga seal toimub. Nii, suur tänu, saates olid Kaius Kiivramees LHV Pangast, Andres Kaju Meta Advisorist ja Hanno Lindpere KPMG-st, mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh, et kuulasite saadet Investeerimis ideede universum.